korraldan niisugust võistlust nagu Rally Estonia. Päriselt jah. Ja sellest tingituna ma sõidan sellise autoga jah. Ei ole väga tavapärane. Ma olen nüüd selle ralli koha pealt päris võhik, aga ma küsin, et mis see Rally Estonia siis nagu täpselt endast kujutab või mis on? Võiks nagu ülevaadata ja ma tunnen, et ma kujutan ette, aga ma tegelikult päris täpselt üldse ei tea. Rally Estonia on Baltikumi kõige suurem rallivõistlus, kus on kõik Baltikumi tipud ja maailma tipud kohal. Toimub 13–15 juuli Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Eri aegadel või kõik nagu korraga? Kõigepealt rääkides rallist, et kes rallist ei tea midagi, siis ralli on selline autospordiala, kus see mees, kes teed teab, see istu roolis, et see on kaardilugeja ja sõidetaksegi niimoodi, et on kaardilugeja. Siin on kaardilugeja ja sõitjale öeldakse ette, kus ta siis sõitma peab. Mul võib-olla küsimus veel, mis võib natuke nagu lollina kõlada, aga ma nagu mõtlesin, et kui ma nüüd oletan üks päev ärkaks ülesse ja otsustaks, et ma nüüd räigelt tahaks rallisõitjaks saada, on ju. siis nagu kui palju selleks nagu mingid nagu ametid või sellised spordialad on need, kus sa pead juba mingi lapsest saadik hullult treenima, aga kui palju nagu tööd või nagu treenimist või seda see üldse võtab, et nagu lambist rallisõitjaks saada. Nagu kui mina ärkaksin üks päev nagu lihtsalt väga suure tahtega, et ma nüüd väga tahan rallisõitjaks saada, kas see oleks võimalik? Jah, kõik on võimalik. Aga kui kauaks selleks nagu ma peaksin treenima või ennast valmistama või ma ei tea üldse, mida tehakse, et ma saan rallis treenida? Kõigepealt hakkame sellest peale, et eeldus rallisõitjaks saada. Peaks load ära tegema. Peaks load ära tegema, B-kategooria load peaksid olemas olema. Siis tuleb pöörduda Eesti Autospordiliitu, teha seal litsentsieksam. Siis saad litsentsi ja sealt edasi võid hakata treenima ja harjutama. Umbes Eesti tipptasemele oletame, et sa ärkad üles ja selgub, et sa oled väga andekas. Siis see võtab umbes 5 aastat aega, et jõuda Eesti tipptasemele ja maailma tipptasemele. Nii palju, kui ma olen noorte sõitjatega tegelenud, siis kuskil 10 aastat võtab aega, et jõuda maailma tipptasemele. Päris selline pikk pingutus, et niisama ei juhtu midagi. Räägime teist, et kus ma sain aru, et te olete metsa, aga mis te metsas teete? Tänapäeva noored siis tahavad veel metsas käia. Ei, nagu mina tegelikult käin küll vabal ajal perega ka matkamas, no mitte nagu mitte igapäevaselt, aga nagu paar korda aastas ikka satub. Kusjuures tegelikult jaa, nagu meil klassiga või nagu kooliga on siuke traditsioon, et me käime tegelikult 2 korda aastas nagu loodusklassis ja no see on siuke väga nagu ekstreemne või nagu selles mõttes, et meil on alati nagu mingid megapikad matkad ja kui on vihm, siis ei, meil isegi pole siukest võimalust, et see jääb ära nagu loodusklass on see asi, mis alati, no matter what, nagu sügisel ja kevadel alati toimub ja me oleme ülipöördus lahedates kohtades käinud, me oleme mingi kanuumatkadel käinud ja mingi tähti käinud nagu vaatamas, mingid ülipikad matkad olid juba esimesest klassist saadik, et nagu ma olen ka loodusklassi käinud, aga seal alati nagu siuke kohustus on, et ma vist see suvi lähen nagu juulis esimest korda vabatahtlikult metsa matkama nagu reaalselt. Täna oled sunniviisis veel? Ei no mitte sunniviisist, aga selles mõttes, et see oli nagu planeeritud. Ei nagu ma tegelikult lähen, nagu ma olen, mul väga hea veel ja ma väga tahan minna, aga siiski see on nagu kuidagi nagu meil kõigi korraldatud ja siuke nagu mitte minu täielik ettevõtmine, aga me lähme perega vist nii, et täitsa nagu meie vabatahtlikul ettevõtmisel lähme poodiga sõitma ja telkima, mis on väga suur mugavustsoonist välja tuleb. Saad aru, mul on tunne, et me peaksime siis, kui Sindil on load olemas, aga Viki, kui sa endale load ära. Ja see on väga siuke kui me peaks juutšikidega hakkama neid carpool karaokest, kus te kahekesi vaheldumisi roolis olete. Ja siis, kui ma kunagi 3 aasta pärast järgi jõuan, siis minu Hondaga teeme. Ei, sa teed ära selle 16 ja siis me oleme su kõrval, vaata, ja sa saad ka. See peab olema 5 aastase juhi kogemusega. Okei. Ma ei tea, ma ei ole kindel, aga ma tean, et 18 aastane vist võib-olla aastatki või. Midagi ära nüüd. Ei ole nii, Maria. Ei nagu päriselt või? Ei nagu mul tegelikult siuke asi mul nagu mõnda aega tagasi nagu Loki tuli meeldes, aga ma üritasin oma peast ta nagu eitada. Sul tegelikult jäigi telk maha või? Ei, no ta ei jäänud otseselt mul maha, see oli mu vastutus, et nagu palju meile. Nagu, et meil ei ole kaasas või Sindiga ei võtta? Mina, Sindiga ei võtta, ma ei oska telki. Mul on väga kurjad olga. Maria läheb üksi tagasi. Lähete metsa, ma lähen mingi üksi. Ma see stuudios. Üks asi. Ei olnud üks asi, mul oli üks ja veel miljon asja, mis ma pidin enda nagu, mida ma pidin ise kaasama. Siis kas on võimalik korra tagasi pöörata, et meil oleks vaja linna tagasi minna? Me läheme telkima ilma telkita reaalselt. Ma tunnen ennast ikka täiega tagasi. Selle telkiga. Ja me ikkagist parem, kui me tagasi ikka võtame selle telki. Ja siis pärast hakkab ilma sadama ja siis oleme lihtsalt õues. See oleks päris nagu telki ilma telgida telkima võtta. Aga ikkagist parem.
Meil on veel terve päev ees. ja hea, et me selle praegu avastasime. Mitte siis, kui me kohale jõudsime. Aga me teil külas pole ära. Ja kas oli väga lahke, et siin tagasi tulla, me oleme väga super tänu. Nii, jõudsime siis linna. Ma panen oma asja. Oks, aga suur aitäh sulle ja ma arvan, et järgmine kord me kohtume siis, kui ma olen üles ärganud ja ma tahan rallisõitjaks. Ja ma tunnen, et see päev võib juba peagi tulla. Ja või kui ma lihtsalt mõni päev kingutan, ma tahan tulla, siis ma annan ka sulle teada. Väga äge, sobib hästi. Suur tänu! Oli väga meeldiv. Aitäh! Tšau. Fotol oli mu sõber, kes ütles veerine